täna veas Huxley keskuse kübar ja minu kõrval istub Anne Lange, kes on tõlkija ja tõlketeadlane. Ja me sinatame sellepärast, et me olime koos 2017. aasta romaanivõistluse žüriis, kus meil jätkus tarkust ära tunda romaan pealkirjaga Serafima ja Bogdan. Vara lahkunud Vahur Afanasjev oligi selle romaanivõistluse võitja. Ja meie ees laual on Huxley romaan Silmituna kaasas, mille Anne on esindanud. Ja Huxley keskuse nimel saan ma tunda ainult ülevoolavat rõõmu, et selline teos on eesti keeles nüüd olemas. Suur tänu Annele, suur tänu kirjastusele Ilmamaa, keda esindab Mart Jagomägi täna kirjastajana ja tänasel ja toimetaja. Suur tänu toimetajale. Toimetaja on väga oluline inimene, et seda võime öelda kirjanikuna. Ja tänasel esitlusel on romaan saadaval soodus hinnaga ja kuna ajad on kiired ja inimestel aega vähe, siis tuleks ilmselt koheselt ära öelda põhiline, kas seda raamatut tasub lugeda ja kas seda raamatut tasub osta. Ja selle küsimuse üle ma juurdlesin ja leidsin, et tasub küll. Ja sissejuhatuseks räägin paari sõnaga, millest romaan räägib. Ja romaan on omalaadne kujunemisromaan, mille peategelaseks on mees nimega Anthony Beevis ja see lugu räägib siis Inglismaast sõdade vahelisel ajal, aga nüüd kronoloogiliselt see teos kätkeb endas sellist huvitavat köielkõndi, et romaani tegevus leiab aset 33 aasta jooksul ja see ajavahemik on hakitud 4 episoodi ja need episoodid ei ole kronoloogilises järjekorras. Ja kuidas asi on kirjutamistehniliselt lahendatud, sellest me Annega kohe vestleme. Aga selle romaani sisuks on omalaadne patsifism ja sõdade vaheline Inglismaa. Ja Huxley kritiseerib küllaltki peenelt ühiskonda, õigemini selle ühiskonna ühte segmenti, kõrgkihti või sellist ülemkihti ja nende käitumist. Aga ma usun, et selle romaaniga on võimalik saada kontakti inimesel, kes on jõudnud välja tänapäeva Inglise krimini või kas või Downton Abbey'ni ja keda huvitab just nimelt seesama Inglismaa kummutikapp, kus on palju sahtleid sotsiaalses mõttes. Ja nüüd seesama, mida Huxley kritiseerib, et millele need inimesed oma elu kulutavad, siis tänase pilguga lugedes võib öelda, et nad kulutasid oma elu väga mõistlikule tegevusele. Nad pidutsesid, olid oma lähedastega, armusid, armastasid ja see kõlvatus, mis romaanis on omamoodi võlu. See on selliste koolipoiste kõlvatus, kes lähevad suitsu tegema nurga taga ja tunnevad, et nad on ikka väga, väga vahelised. Et aja jooksul romaan on muutunud, aga ta on saanud tänases maailmas hoopis erinevad tähenduskihid. Ja selles kontekstis, selles võtmes küsingi Annet esimese küsimuse, et miks sa selle romaani tõlkisid ja miks sa just selle romaani tõlkisid Huxley loomingust?
see oli see, natukene lähemale võib-olla. See oli see esimene ja ainus küsimus, mis sa mulle kirja teel saatsid, et miks sa just selle tõlkisid. Et mul on olnud selle üle aega mõelda, teised küsimused tulevad nii-öelda jooksu pealt. Ja ma vastasin, et ligipääsetavuse pärast. Ligipääsetavuse pärast ja sellel on nagu mitu tahku. Esiteks võib-olla see, et Huxley kirjutab, see ilmus 36, jah. Huxley kirjutab ajal, kui mainekas on see, mida, ma ei tea, kas tollal, aga hiljem hakatakse nimetama kõrgmodernistiks. Aga Huxley ei kirjuta kunagi, ei kirjuta ei Joyce'i, ei kirjuta Virginia Woolfi. Tal tundub, et on modernismiga üldse oma kana kukkuda. Kohe siin romaani esimeses peatükis, tõsi, seda ütleb romaani tegelane, mida Huxley ise, mitte Huxley ise, aga on niisugune üsna sapine passus Prousti kohta, Marcel Prousti kohta. Ma ei talu Prousti. Ja seepeale maalis Anthony üdini karikeeriva sõnaosevusega pildi sellest kadunud aja astmaatikus võtsijas, kes tükitab, hirmkahvate lõpp, rinnad nagu naisel, ainult et pikkade mustade karvadega kaetud, tükitab lõpmatuseni oma taasleitud aja leiges vannis. Ümber hulpimas lugematute eelmiste pesude liisunud seebiliistakad, aastatega kogunenud mustus vanni servadel mügaras või tihjalt vees vetrumas. Ja seal istub kaame eemale tõukav invaliid, manustab pesukästade kaupa oma püdelat suppi ja hõõrub seda näole laiali. Tõstab pulbitäite kaupa suule ja loksutab halli sõmerjad vedelikku oma suus. Puristab, loputab sellega ninasõõrmeid nagu vaga hindu kangeseirest. Huxley't ei huvita kadunud aeg, teda huvitab tema kaasaeg, ta portreteerib seda. No muidugi see on tegelase, mitte Huxley enda seisukoht. Anthony Pearis ei ole Aldous Huxley ja vastupidi, aga kõikvõimsa autorina oleks ta võinud sellist suhtumist kusagil korrigeerida, mida ta ei tee. Vastupidi, romaanis mitmes kohas saab Prousti nimi hammaste vahele võetud asja eest teist väga. Ühesõnaga, Huxley tahab kirjutada natukene laiemale publikule, mitte ainult kirjanduse kirjutajatele, kõnetada oma kaasaegseid ja sellepärast jääb ta kirjutama oma esseistika, oma kontseptuaalsete romaanide kõrval alati ka tegelaste, süžeega, intriigiga romaane, neid kirjutab ta tosina jagu ja see on siis neist keskmine 6. ilmus aastal 36. Jah, ja miks Huxley'st üldsegi rääkida? Ja Huxley keskuse tegevus on ka selle sama põhimõttega seotud. Et on juhtunud nii, et tuleviku ennustamine, mis üldjuhul on tänamatu tegevus, on 2 autorit, kes on sellega täppi pannud. Ja mõlemad on inglased ja nüüd nende teoste pealkirjad on muutunud omalaadseteks kaubamärk oleks öelda liiga primitiivne, aga need teosed elavad kultuuris oma elu, sealhulgas ka Eesti kultuuris. Nüüd üks säärane teos on Hea uus ilm, Huxley. Ja teine teos, te ilmselt aimate, mis teos see on, aga siin on nüüd huvitav ühenduslüli, mis seostub Eatoniga. Ja midagi selles Eatonis on. Aasta eest rääkisime Krista Kaeraga samast saalis John Le Carré loomingust ja seal on taas Eaton. Ja juhtus nii, et Aldous Huxley, kes soovis vabatahtlikuna minna sõtta kuninga ja kodumaa eest, tema soovi täitunud, sest ta oli ühes silmas time. Ja
ta lõpetas või õigemini sattus oma otsingute käigus Eatonisse ja Eatonis õppis poiss, kelle nimi oli Eric Blair ja taas kuidagi on mul silme ees stseen, kui seesama Eric Blair jääb suitsetamisega vahele ja Huxley, kes on õpetaja, ütleb nii poiss, et siin on sulle karistus. Mina kirjutan romaani, mis ennustab tulevikku ühes suunas ja sina kirjutad romaani, mis ennustab seda teises suunas ja nii, et need mõlemad prognoosid peavad paika. Ja siis Eric Blair küsib, et mis selle romaani pealkiri võiks olla ja Huxley ütleb, et 1984. Sest tõesti, Huxley oli Orwelli õpetaja. Tollel ajal Orwell ei olnud kirjanik ja Huxley oli kirjutanud üht-teist, aga kindlasti ta ei olnud tuntud kirjanik. Nii et see teeb nüüd Huxley eriliseks. Orwell ennustas totalitaarset ühiskonda. Pool maailma ongi selle prognoosi lipu all. Huxley ennustas ühiskonda, kus inimesed loobuvad vabatahtlikult oma vabadusest ja saavad selle vastu kõiksugu hüvesid. See on justkui läänemaailm. Et kaks arenguteed ja lõplikku vastust veel ei ole. Aga Anne, ütle palun sina kui sellise kõrgkirjanduse tõlkija ja näidendite tõlkija ja tõlketeaduse õppejõud. Krista Kaer on mulle kunagi öelnud, et tõlkijate puhul on probleemiks mitte keeleoskus, aga eruditsioon. Sinu eruditsioonis ei kahtle küll keegi, aga ütle, mis oli selle teose tõlkimisel kõige raskem. Et siin selline viisakas keelekasutus soosiks ilmselt väljakutset, mis oli kõige suurem väljakutse, aga jätame need kiirabibrigaadid praegu välja kutsumata. Ja mis oli kõige raskem, mis oli kõige põnevam ja mis oli kõige nauditavam? Minu eruditsioonis oskasid kahelda õnneks Mart Jaagumägi ja minu toimetaja. Mart Jaagumägi lasi kõik mu ladina keelde tehtud joonealused tekstid üle vaadata Ilmar Venest, kes kirjutas siis talle omased pikad seletused, mis seal on, kuidas võiks ümber tõsta või mida teha. Ja Kairi, tema leidis üles niisugused joonealused märkused, mis tegelikult, ütleme, seda kohta ei seletanud, sest neid tuli siia hästi palju, samuti siia taha. No näiteks Geoffrey Chaucer, kui ma ise Kairi juhtis tähelepanu, lugesin seda, mis ma olin Chauceri kohta kirjutanud, see pidas paika, aga selle ei olnud mingit tähtsust nagu selles kontekstis. Et mul oli väga tähelepanelik toimetaja, kes vaatas selle koos nende märkustega. Ja esimese hooga ma saasin ütlesin, et puhta teksti. Mõtlesin, et pole vaja, seda raamatut loevad need inimesed, kes, kui nad midagi ei tea, vaatavad, kõik ei teadma, mis on, ütleme, selle esimese auruveduri nimi. Sellest saab ise aru, kes seal suitsupahvides Vakselisse sisse sõidab. Aga Mart Jaagumägi ütles, et ei, iga viimane kui asi saab joone alla ja taga seletatud, et ütleme, tal võiks olla oma entsüklopeedia kohe siin taga, et ei peaks hakkama kusagilt vaatama. Aga see oli siis, kui mul oli juba tükk aega tagasi raamat tõlgitud ja see on hoopis niisugune teine või tehniline töö. Alguses tõlkides muidugi ma pidin, ega mul on aukartus loomulikult Huxley's. Mina ei ole Eatonis käinud. Kõik need kõrged koolid, samuti ei ole mul sellist perekonda nagu Huxley on. Minu vanaisa ei olnud bioloog, evolutsiooniteoreetik. Ma ei ole üles kasvanud sellises miljöös, aga tubli inimene püüab, eks ole. Ja see oli aru saada, et seda kõike ei tohi, ta ise ei tee ju seda enam ammu Kiki Varvul. See peab olema niisugune loomulik. Need nimed, kes tal peast läbi jooksevad, et jooksevad tal läbi, ma siia saatesõnas seda kirjutan umbes nii, nagu meil jooksevad peast läbi, kui me millegile mõtlema. Meie peaministrite, meie mingisuguste nimed, meie šlaagrite mingid read. Et see. Ja siis muidugi tal ikkagi on, tähendab, siin on tegelased ja karakterid.
ja igalühel on, noh, see on iseenesest mõistetav, igalühel on oma keel, oma hääl, oma taust ja oma kodu, kust tuleb siis see tema keel. Ja need poisid, kes see liitumis on piisavalt erinevad, et panna nad kokku ja see. Aga iseenesest, noh, kirjanik teeb kogu selle töö ära, selle kirjutamistehnilise töö. Tema ju segab selle monoloogia ära. Aga minu asi oli siis ainult, kui ma tõlkisin, mul ei olnud muud võimalust, kui õnneks nüüd seal PDF-is on võimalik peatükkide kaupa vaadata, et kas ma seni, mis ma ükskord olen öelnud 33. aastal, nüüd ma olen 50 lehekülge edasi, et kas ütleme sama sõnavara, sama tegelane selles vanuses läheb edasi või kas nagu ma ei saanud ka tõlkida niimoodi nagu järjest, vaid ma pidi, et kui ikkagi nad on 12-aastased ja mul see 12-aastaste poiste peatükk on leheküljel 16, võib-olla leheküljel 86, et ma siis neid peatükke lugesin nagu mitu korda ja järjest läbi ja siis tõlkisin ma ikka lehekülg 1, lehekülg 2, lehekülg 3. Ja, et see on kummaline romaan ja ma olen alati imetlenud Huxley oskust esiteks juba nimevalikul, siin tuleb tunnustada tema vanemaid, aga kui kirjaniku nimi on Aldous Huxley, siis võib talle ennustada märksa suuremat kirjanduslikku karjääri kui kelle nimi on Tiit Tamm näiteks. Siis tema pealkirjad silmituna Gazas. Selles romaanis ei ole ühtegi silmitut või pimedat tegelast. Samuti ei mainita seal kordagi sõna Gaza. Ja nüüd tema romaanide pealkirjad, Huxley romaanide pealkirjad siis ongi enamasti tsitaadipõhised, see tsitaat siis Miltonilt, aga neid tsitaate on Blake'ilt ja kõikvõimalikelt teistelt autoritelt ja need pealkirjad elavad oma elu. Üks Briti kirjanduskriitik on öelnud, et selle romaani pealkiri peaks olema Jalutuna Mehhikos. Sellepärast, et seal on üks tegelane, kes kaotab jala ja Mehhikot mainitakse samamoodi, aga Gazat ja pimedust mitte. Kui nüüd tõesti silmas pidada seda aspekti, et Huxley ise oli omamoodi silmitu, mis päästis tema elu ja seesama Anthony Beevis, kellest romaan räägib, ka tema mõtiskleb, et tema elu päästis üks juht külamees, kes heitis käsigranaati või Miltoni pommi, nagu seda nimetati, ja heitis väljaõppe ajal ja heitis seda käpardlikult, granaat lõhkes, peategelane sai viga, veetis 10 kuud haiglas ja see päästis tema elu. Ja paljud meestegelased selles romaanis imestavad, et kuidas me ellu jäime ja selle imestuse taga ja tulemusena on seesama konstateering, et issanda teed on ära arvamatud ja tema arm samuti ja see talumees, kes seda käsigranaati heitis, et ta oli osa sellest armust, et tänu temale jäi peategelane ellu. Et see on väga suur osa sellest patsifismist. Kuidas sulle, Anne, tundub praegu see läbiv patsifistlik toon selles romaanis, selles maailmas, kus me täna elame, kus pigem tuleks hambuni relvastuda ja see Huxley maailmavaade on ausalt öeldes kohati naiivne, aga see on nüüd selline prohveti naiivsus, et Rooma impeeriumi ametnikud oleks öelnud Kristusele, et mis juttu sa ajad, et mida sina impeeriumi vastu saad. Aga kuidas Huxley'ga on, et kuidas sina tema patsifismi suhtud? Patsifism oli mitte ainult Huxley jaoks, vaid paljude jaoks enne teist maailmasõda üsna oluline ja neid kõnetav liikumine. Umbes nii, nagu meil on praegu rohepööre, mis võib-olla on ka naiivne. Me tahame ühte aegu saada neid AI-sid
mis võtavad tohutut energiat ja meil on rohepööre. Hapsi kusagil siin ütleb niisuguse mõtte, et patsifism saab olla ainult kas 100% või seda ei ole üldse. Me kõik oleme 99% patsifistid, aga kui me arvame, et see üks sõda on õigustatud ja põhjendatud, siis mingit patsifismi ei ole. Ja siin on üks tegelane, Milleri papi, kes siis Huxley selle, tema jaoks ka esimese hooga täiesti naiivse jutu juurde toob või viib. Et mida saab teha, ütleme, reainimene olukorras, kus ümberringi on riigid ja klassid täis organiseeritud kihtades. Mida peab tema tegema? Ja Milleri vastus on õppida õigeid hoiakuid, nii kehaliselt kui mentaalselt. No, alguses ta kuulab see Anthony siis neid, aga hiljem hakkab tõepoolest proovima neid õigeid hoiakuid ka kehalisi, see on siis see, mida me praegu tunneme Aleksandri tehnika nimel ja muidugi mentaalsi. Ta loeb väga palju vägivallatu vastupanu teemalisi müstikuid erinevatest traditsioonidest, nad on kõikides religioonides olemas, tsiteerib neid siin pikalt. Nad on selle Anthony laua peal, ta mõtleb ja tavaliselt need jäävad, aga ta isegi kommenteerib. Me loeme terve pika vastuse pühast Teresast, Avila Teresast, mis ütleb, et ära tegele teistega, tegele iseendaga. Ta loeb selle läbi ja võtab ette järgi. Sest et tegelikult selles mõttes see on ka autobiograafiline, et aasta pärast seda kaasat ilmub Huxley toimetatud patsifismi entsüklopeedia. No kas või see näitab, et patsifism oli tollal liikumine, mis kõnetas paljusid. Ma ei tea, milline kirjastus tahaks praegu välja anda patsifismi entsüklopeedia, kuhu siis tema muidugi ei kirjutanud, vaid ta toimetas seda ja see olid siis erinevad artiklid, vägivallatu vastupanu erinevatest vormidest, erinevatest maailmajagudest. Kas Kandis ja Soola marss oli ka kuskil 30. aastatel, 20. Ühesõnaga, kaasajas oli seda liikumist ja muidugi on seda läbi aja olnud. Et on keeratud ette teine buss, sest et see tundub nagu mõistlikum kõikidest muudest vägevatest. Jah, see on kohati küllaltki selline õudne lugemine, et siin teoses on tegelane, kes mööda minnes paneb paika teise maailmasõja algused, ütleb, et see on aastal 1940, eksides aastaga ja see romaan on kirjutatud küllaltki pika ajavahemiku vältel, sest Huxley oli lubaduste ohver ja temaga kirjastaja, siin kirjastaja võib muidata, sõlmis lepingu pika aja peale ja Huxley pidi siis üllitama iga aasta romaani ja mõistagi nagu ikka elu siin tuleb vahele, see ei õnnestu. Ta kirjutas seda romaani pikka aega, see, et ta nüüd 36. aastal ilmus, ma usun, et see teise maailmasõja diagnoos oli varasem ja seesama 30. elu teadmine, et sõda tuleb, mulle näib, et see oli teistsugune kui praegu. Et see teadmine oli kuidagi rusuvam või selgem. Meil on lootust rohkem ja samal oleme me küünilisemad, et meil seda Huxley idealismi on justkui vähem. Et see on üks selle romaani kihtidest. Aga sa mainisid kehalisust ja see aspekt on teoses oluline, sest esimene reaktsioon, mis minul oli, kui ma selle teosega kohtusin, oli, et see on kindlasti selline mõttekirjandus. Et on mõttekirjandus, kus on suur osa filosofeerimisel ja targutamisel ja seal jalutavad ringi kõndivad pead. Aga minu hämmastuseks on siin küllaltki palju kehalist, siin on väga palju tundeid, siin on ääretult ilus armastuslugu Joani ja Briani vahel.
ja siin on üks huvitav tantsusseen, et Huxley ise ei olnud kõige sportlikum ja võib-olla kehalisem inimene, aga see, kuidas ta kirjutab, on hämmastav ja see, mis samamoodi hämmastab, on, et 30ndate Inglismaal naine oli meesautori jaoks ikkagi väga müstiline tegelane, et olid poistekoolid ja mehed ja naised olid eraldi ja meestel olid isegi meessoost arstid, et võõras naine ei näeks mehe keha ja siin on siis nüüd üks väga vahva stseen, ma loeks selle maitseprooviks ette ja siis Anne, sina saad lugeda veel oma lemmikstseene. Lugemine algab. Tantsida, oh kui ainult saaks, mõtles Helen, kui saaks tantsida igavesti, kui ainult ei peaks tegema kogu aeg teisi asju, valesid asju, tavaliselt rumalaid asju, mille tegemist pärast kahetseb. Tantsides kaotas ta oma elu, et seda leida, kaotas eneseteadvuse ja sai endast suuremaks, kaotas oma kimbatused ja enesepõlguse, kipkas harmoonilises enesekindluses. Kaotas oma halva iseloomu ja oli täiuslik, kaotas oma kahetsusväärse mineviku, kardetud tuleviku ja sai kätte täiusliku õnne ajatu oleviku. Temast, kes ta ei osanud maalida, ei osanud kirjutada, ei pidanud isegi viisi, sai tantsides kunstnik, ei, rohkem kui kunstnik. Temast sai Jumal, uue taeva ja uue maa looja. Looja, kes rõõmustab oma loodu üle ja leiab, et see on hea. Yes sir, she's my baby, no sir. Jeri lõpetas kaasa ümisemise. Ma võitsin eile pokkeris 60 naela, ütles ta. Päris hea, mis? Helen naeratas üles mehe poole ja noogutas hurmatud vaikuses. Hea, kõik on oivaliselt hea. Nüüd liigume edasi, 15 lehekülge ja sama stseen jätkub. Vahepeal on lihtsalt teised lood. Ja nüüd selles stseenis naine, kes tantsis, Helen, vestleb teise mehega, kelle nimi on Hugh. Helen seisis seal 3 astet temast kõrgemal, üks käsi trepi käsipuul, teise sõrmed laiali vastasseinal ja kallutas ettepoole, justkui hakkaks kohe lendu tõusma. Aga mis temaga juhtunud oli, mis ime? Mehe kohal olev õhetav nägu säras, nagu seesmisest ilutulestikust. See ei olnud Helen, vaid mingi üleloomulik olend. Niisugune ebamaine ilu pani teda punastama, oma kohatult vääritu pila oma kõike teadva ilme pärast. Hõivatud, kordas Helen, ma ju ainult tantsisin ja see kõlas, nagu oleks mõni puhtsüdamlik ja teadvusetu Mooses öelnud pimestatud Iisraeli lastele. Ma ju ainult rääkisin vägede Jehoovaga. See ei ole mingi vabandus, jätkas Helen. Siis lisas kiiresti teise tooniga, nagu oleks talle korraga tulnud mingi uus ja uuriv mõte. Või oled sa minu peale millegi pärast pahane? Mees alustas pea raputamist, aga tundis järele mõeldes kohustust proovida selgitada. Mitte pahane, eritles ta, vaid lihtsalt vaos hoitud. Näost särab tuli näis lahvatavat võbeleva hooga suremasse leeki. Vaos hoitud. See on küll erakordselt naljakas. Tants oli teinud Heleni täiuslikuks muutnud maa taevaks ja ta oskas ainult naerda mõtte peale, et keegi võiks olla vaos hoitud, no on ikka sõna. Et keegi võiks tunda midagi muud peale ülevoolav armastuse kõikide ja kõigi vastu. Lugemise lõpp. Jah, 30. aastat, see on see aeg, kus need pikad kleidid kaovad, tulevad lühikest kleidid, littritega sätendavad littetega kleiti siin vist küll ei ole. Aga siiski see on miski, mis seda aega väga iseloomustab. Ja millest vaimustuvad siis Heleni vanused tüdrukud ja pidudele tulevad siis ka need tantsuosad.
enam ainult ei istuta ja ei räägita. Ja kehalisus on oluline Huxley'le võib-olla ka selles mõttes, et tema sõber, ma arvan, et nii võib öelda, oli David Herbert Lawrence. Et siin on ka üsna pikad niisugused dialoogid Lawrence'iga, nii-öelda mõttelised dialoogid. Huxley oli Itaalias Lawrence'i surivoodi juures, ta andis välja Lawrence'i kirjad, ühe valimiku tema kirju pärast tema surma. Aga Huxley jaoks on, ütleme, Lawrence'i ühesõnaga inimese äraseletamise alus liiga ahtak ja liiga kitsas. Et ta tsiteerib mitmeid Lawrence'i nagu väiteid ja arvab, et ainult seksuaalsusele inimest taandada ei saa. Inimeses jooksevad kokku seksuaalsed, religioossed, sotsiaalsed, kõik need erinevad kihid, mis teevad temast selle, kes ta on. Aga seda niisugust hetke tabada, see mind ka tegelikult, nagu kui tõlkima hakkad. Lugedes ma ei mäleta, aga kui tõlkima hakkad, see mind hämmastab, kuidas ta vahetab, ütleme, neid meeleolusid ja suudab siis need erinevad meeleolud panna sõnadesse. Näiteks naised. Üks Anthony Beevis, üks küünilisi meeleolud on niisugune. Lähimal me teame, et mateeria koosneb tühjast ruumist ja elektrilistest impulssidest. Võtame naise ja pesukausi. Iseenesest erinevad, aga lähimal vaatusel ja seesama. Naine on, nii-öelda siin kujundus on selles mõttes väga täpne. Ta on probleem ja ei ole ka. Võib-olla mehed avastavad naisi rohkem kui naised mehi. Anthony Beavisele on vaja seda šarmantset kokotti, kes juhataks ta elu niisuguste pikantsemate võimaluste juurde, aga kõige selle juures jääb alles talle tema, ütleme, bioloogi teadmine, bioloogi mõtlemine, sotsioloogi mõtlemine, akadeemiline mõtlemine, et jälle, ühesõnaga, nii nagu ta ei ole nõus Huxley Lawrence'iga, kes taandab endale ühele teemale, ei ole ka see Anthony Beavis nõus jääma ühe mõju, ühe nii-öelda elamisviisi vastuse poolt ainult. Jah, tõsi. Ja nüüd see Huxley suhtumine naistesse 30. aastate kohta on ikkagi väga avar, ma julgeks öelda, et ta vaatab naisi huviga, uuriva pilguga, heatahtlikult, näib, et naised vaatavad teda sarnase pilguga vastu, aga nüüd hilisemates romaanides Geeniuse jumalanna näiteks, aga võib-olla ka tema esseedes on seesama jumalanna kultus kohal ja see muudab Huxley maailma väga tasakaalukaks. Et seal on see mees ja naisalge ikkagi väga kenasti paigas. Ja tõesti, selles romaanis tantsitakse ühest sõjast teise, sõdadevahelisel perioodil on siis selline tantsiv kongress, nagu kunagi oli Viinis, oli säärane kongress, sõjavari on nende kohal. Ja nad elavad nii hästi, kui oskavad, imestades, et kuidas siis vahepeal õnnestus ellu jääda. Aga õnnestus. Anne, ma küsin sinu käest veel säärast asja, et sa oled ka tunnustatud näidendi tõlkija ja sind on tunnustatud Aleksander Kurtna auhinnaga. Huxley kirjutas 6 näidendit, kui ma õigesti mäletan. Milline oleks see näidend, mis tuleks kiiremini kui kohe tõlkida ja lavastada Eestis? No vaat, siin ma pean küll jänni jääma, et ma ei ole neid näidendeid lugenud mujalt kui ainult niisugustest
nendest teostest, mis teevad sisu kokkuvõtte. Aga selle põhjal siin, milline on siin dialoog, kui veenev, ükskõik, kas räägib mees või naine, kas räägib 80+ või 20+ inimene, ma arvan, et see võiks huvi pakkuda. Teisalt jälle, mis mind on teinud natukene nagu ettevaatlikumaks, võtta neid ette ja minna teatrile pakkuma, aga nii palju ma olen teatriga kokku puutunud, et teatril on mustmiljon argumenti, et igal näitlejal oleks igal hooajal, ütleme, talle omane roll ja nii edasi. Aga kui ta on Hollywoodis elu teisel poolel, siis ta kirjutab üksjagu stsenaariumi filmidele, mis väga harva filmideni jõuavad. No vähemalt ühesõnaga filmiskripte ta kirjutada ei oska. Et need millegipärast, vähemalt Hollywoodis käiku ei lähe. Ja ma näen siin saalis vähemalt ühte filmirežissööri, et me saame hiljem tema käest küsida privaatselt või ka mitte privaatselt, aga tundub, et pärast selle romaani ilmumist Huxley siirdub Ühendriikidesse, temast saab stsenarist mõneks ajaks ja esimene suur mitteilmumine on Alice imedemaal, kui ma õigesti mäletan, millest Disney teeb multifilmi, et originaalstsenaarium tellitakse Huxley't ja mul on jäänud mulje, et ta kirjutas liiga hästi, aga ta saab aru, et kirjanikule on rahaliselt kasulikum olla läbikukkunud stsenarist ehk stsenarist, kelle teosed kunagi filmideks ei saa, kui edukas prosaist. Et ta Hollywoodis ta suuri tegusid ei tee, aga loodetavasti jäi tal selle võrra rohkem aega, et kirjutada proosat ja esseistikat. Ja siin on taas hea uus ilm, et see omal ajal ikkagi oli selline raputav raamat ja nüüd seesama silmituna kaasas ilmuski pärast hea uue ilma ilmumist. Hea uus ilm oli 32. Jah, see oli 36 ja see on taas justkui tekib kummaline paralleel Vahur Afanassjeviga, et kelle Õitsengu äärel ilmus pärast Serafima ja Bogdani ja sellele järgnes vaikus, nagu ka Huxley kaasaloole, sest inimesed ootasid teistsugust romaani. Kõik ootasid teist Serafima ja Bogdani, mida ei tulnud, tuli täiesti erinev raamat ja samamoodi ei tulnud teist head uut ilma. Et Huxley'l oli julgust oma lugejatele ja kirjastajale pettumust valmistada. See saal, mis on siis Huxley viimane, et kui siis düstoopia ja utoopia ei ole vist kunagi niisugust tähelepanu saanud, kui see hea uus ilm. Huxley viimastest kirjatöödest võib-olla praegu on kõige aktuaalsemaks saanud see tema essee ikka jälle, mille tellis Britannica, kus ta peab vastama küsimusele, kas see, et inimkond, see on siis aastal 62, see, et inimene nüüd on kosmose vallutanud, niisugune on just see sõnavara, kosmose vallutanud, tõstab kuidagi inimese aste võrra kõrgemale ja Huxley vastab sellele pikalt ja põhjalikult, see on siis pärast saadud, see tema üks viimaseid esseid pikalt ja põhjalikult, et esiteks juhib tähelepanu sellele, kui suur on see kosmos, mille me oleme vallutanud, väike täpp kõiges selles, mis meid ümbritseb. Ja sõnavara on jälle kolonialistlik, mida me selle kosmosega teeme, vallutame. Et see on nüüd üks, mida ma olen märganud, et seda tema esseed loetakse praeguses, ütleme olukorras, niisama tähelepanelikult kui head uut ilma, kus inkubaatoris produtseeritakse ühiskonnale kasulikke funktsionääre. Jah, et tundub, et on teatud autorid, kellel õnnestub sattuda sellisesse tulevikukanalisse või kapslisse, et nad on seal piiratud aega enamasti ja selle kõrval nad kirjutavad kõiksugu jampsi ja valeprognoose. Aga nüüd mõned Huxley ennustused, mis toona oli ulmekirjandus
40-ndatel, 50-ndatel on muutunud hirmutavalt täpseteks. Et juba sellepärast tasub teda lugeda, aga teda tasub lugeda kui modernisti, kui modernistlikku kirjandust, kirjanikku, kes on ehk liiga enesekriitiline. Ja mida sina tooksid esile tema tehnikatest, et üldiselt kiidetakse tema parenteesi ja nüüd seda sama parenteesi vormistamise oskust ja ajahüppe, sellist meisterlikkust, aga milles on sinu seisukohalt selle kaasaloo tehniline meisterlikkus või virtuoossus? Kas see mul oli saatesõnas ka, et mulle tuli meelde see fraas Elioti Ahermast, mille ta võtab Dickensit jälle, ühesõnaga see on kõik niisugune asjad rändavad, tekstid rändavad tekstidesse. He do the police and different voices. Et seda ta oskab teha järgi erinevaid hääli, grammatiliselt õigeid, grammatiliselt vigaseid, mõtlemiselt korrektseid, mõtlemiselt kuidagi üle ääre ajavaid. Ja need on veenvad, ütleme, selle tegelase kontekstis. Ja see on miski, mida minu meelest modernistid proovivad tabada erinevaid hääli, mida nad enda ümber vahetult kuulevad. On küll kummud sahtlitega, aga need sahtlid jooksevad kõik kusagil kokku peas või ruumis või salongis. Ja seal ongi, ma isegi kirjutasin ühe lause välja, kus tema meisterlikkus esile tuleb, et on üks rongisõidusseen, kui siis noor Anthony sõidab oma isaga ja nad väljuvad perroonile ja siis on seal selline lause järsku: tapab koid, lutikad, putukad, ütleme otse, et see on reklaam, et sealt jooksevad läbi siis kõikvõimalikud reklaamlaused, helid, lõhnad, taas see sama bassoslik mingi kaamera silm kogu aeg on liikvel ja mis mind kuidagi võlus on, et see tema tehniline meisterlikkus ei ole punnitatud, et see on kuidagi mööda minnes fikseeritud, et ta ei ürita olla originaalne või näidata, et ta oskab ka. Et see ilmselt tõestab ikkagi Huxley kui prosaisti väärtust, et teda teatakse ja ka Eestis tunnustatakse ikkagi kui sellist sotsiaalpsühholoogi või filosoofi või esseisti või sellist psühhonauti, kui kasutada Lauri Sommeri terminit, aga temas on ka suurepärane romaanikirjanik. Ta on jah etnograafiliselt täpne, aga ta ei ole etnograaf, ta ei ole akadeemiliselt tüütu. See tõepoolest, nagu sa ütlesid, justkui nagu mööda minnes. Ja sellepärast mulle tundus ka, et kui siia tulevad need joonealused märkused, siis Huxley kaob ära, aga teisest küljest. Tähendab, kuidas ma pidin, praegu on hea, ma guugeldan, kus ma pidin teadma, mida reklaamid. Ja lugeja äkki tahab aru saada, mis seal siis on, mida parasjagu reklaamiti rongis sellel ja sellel aastal või mida tähendas mingisugune kombestik, alguses kas või see matuse, see kirjeldus, et kuidas tuleb sinna liikuda, mis seal tehakse, kuidas seal ollakse, et see on etnograafiliselt täpne, aga siin me näeme seda läbi selle poisi silmade. Tegelane on see, kes päästab sellest punnitamisest, sest tegelane oma mõtlemisi punnita, aga need käivad loomulikult peast läbi. Need reklaamid, mida ta märkab, see veis ja puljoni reklaam, poiss hakkab lugema neid. Lapsed samamoodi loevad 1, 2, 3, ta mõtleb, enam ei taha. Ja siis mõtleb, et ei oleks pidanud hakkama Londonist alates või Victoria Vauxhallist alates neid loeda, mitu veist seal siis tee ääres on ja
no sinna ei olnud vaja, tähendab kohal tekst seletas ise ära, mida reklaamitakse, vahel tuli mõni sõna juurde panna, et neid joonealuseid märkuseid võimalikult vähe oleks või tuleks, aga see, tähendab, ta kirjutab oma aega, aga ta kirjutab oma aega oma kaasaegselt. Ja ta teab, et ta loevad selles mõttes eksperdid. Ta ei saa panna neid mõtlema, kujutuspilte looma keskkonnast, mida need ümber ei ole. Siin on küll jah neid, kes elavad ainult raamatukogus või niisugused tüübid, aga ja neisse suhtutakse ka respektiga, see võib olla nende elu paratamatus, nagu sellel Hugh. Aga kes ainult raamatukogus ei ela ja märkab kõike, mis on ümber, siis nad lihtsalt jooksevad, nii nagu rongis vagunist jooksevad mööda, aga küll ma nendega pusisin, mis seal on. Need asjad ja asendasin, vahel jäi see toote nimi alles, vahel ma ütlesin, mis asi see on. Minu lemmikud on siin teoses preestrid, et need on sellised usutav preestrid, nagu inglased ütlevad faithless priests. Ja nende nägu on kirgastunud valepühadusest ja seal on üks suurepärane preester Praost, kes sõimab oma perekonna näo täis, kuna tema tindipott ei ole piisavalt täidetud. Et need inimesed peavad jutustama ja ka elama armastussõnumit, aga nad on tarajad kaabakad. Vähemalt küllaltki käest lasknud ennast, et need on ka mööda minnes ja meisterlikult salvestatud tegelaskujud. Aga äkki saame soovida veel mõnda oma meeliskirja kohta lugeda. Mul nii toredat ja pikka ei ole siin. Ei, mul vist ei ole. Mul on niisugused väikesed jutid. Üks on see, kus ta akadeemiat siunab ja võrdleb seda elust kõrvalehoidmisega. Ta ise on siis see tegelane Anthony Peebles aastaid istunud raamatute taga, kirjutanud oma monograafiat, vältinud suhteid, vältinud suhtlemist, tõuganud eemale inimesed, kes on proovinud temaga suhelda ja siis see akadeemia siunamine tuleb tal südamest, et see ei ole loomulik keskkond. Või siis näiteks, mis mulle meeldib, kui ta vaatab või jäi meelde, kui ta vaatab, käivad selle Villeri papiga loodusdokke vaatamas. Ma ei tea, merisiiliku geneesi, kärbse ja siis ta mõtleb ja vot see nüüd on nagu niisugune vastulause siis võib-olla David Herbert Lawrence'ile, et see on vägevam kui see, millest räägib. See elu tekkimine on vägevam, see on ülepersoonlik elujõud, mida siin need filmid näitavad ja tollel ajal oli, ütleme, loodusdokk ka midagi uut. See oli kuni tõesti selle ajani kättesaadav ainult vähestele, see mikroskoobi all elu vägevuse vaatamine. Igal juhul on see ääretult huvitav selline maailma taastamine ja see maailm, eriti esimese maailmasõja eelne Inglismaa, see oli maailm, kus 2/3 maailma laevastikust kogu tonnaažist on ühe lipu all. Maailma kaubandusest suur osa on Inglise lipu all. Impeerium on säärane, kus päike kunagi loojusena otseses mõttes. Ja nüüd esimene maailmasõda teeb sellele kõigele küllaltki halastamatu lõpu ja siis tuleb veel üks sõda, et see kõik mulle seostub on üks Briti kirjanik Ford Madox Ford, kes on kirjutanud tetraloogia Paraadi lõpp, Parade's End, sellest on tehtud ka film ja see ongi see Huxley romaan räägib ka justkui säärasest paraadi viimasest vaatusest, et lipud lehvivad, aga kuidagi need marssijaid on väheks jäänud ja helid on kummalised nagu siin. Et jah, sellise ühiskonnas salvestusena on see väga huvitav tulemus.
aga me oleme siin pikalt rääkinud, dialoogi on alati tore pidada, aga äkki soovib nüüd ka saalis keegi küsida midagi, kasutage võimalust, tõlkija on autorist järgmine, kes teost kõige paremini tunneb. Kui autor on surnud, siis ongi ainult tõlkija. Saate küsida. Mina küsiks ühe täpsustava küsimuse selle esimese vastuse kohta. Seal sa vastasid, et see oli raamat, mis oli kõige lihtsamini kättesaadav. Kas see kättesaadavus tähendas füüsilist kättesaadavust või seda vaimset poolt, et ta andis ennast mulle kätte, et sa said sellest raamatust kõige paremini aru? Ma pidasin silmas ikka jah seda, et ta on ligipääsetav laiale lugejaskonnale. Aga minu meelest on see Huxleyle oluline. See on talle oluline, et teda ei loeks mitte ainult akadeemia, vaid et ta loeksid palju. Ja mulle tundus, et viimasel ajal on meil see igavene filosoofia perennis, see võib heidutada, et Huxleyst on saanud niisugune süvamõtlejate autor, aga see pool temast on tükil ajal nagu kadunud olnud ja seda ma pidasin just selle kättesaadavuse. Ta võiks olla kättesaadav ja siis tekib huvi tema vastu, sest et siin on jutthaaval sees nii see igavene filosoofia kui ka see patsifismi entsüklopeedia. Paistab, et ta tõesti, kui ta on lubanud nii palju tööd teha, nagu ta tegi, siis ta teeb neid üheaegselt, ta kasutab ära. Ta kasutab ära seda, need samad, väga palju ei ole, aga siiski ma vaatasin, et need, kes on filosoofia perennises, neid loeb siis see Anthony Deavis seal. Siis kindlasti mõni märksõna, mis on selles patsifismi entsüklopeedias, on siia sisse kirjutatud. Nii et Huxley järgmised raamatud on siin sees, aga siin on nad tõesti niisugused, et teda huvitabki tegelikult. Teda huvitavad ideed hästi, aga teda huvitab inimene. Teda huvitab inimene, väga erinev inimene ja see on see, mis teda hoiab kirjutamas niisuguseid raamatuid, mitte niisugust lineaarset, diskursiivset mõttearendust. Sest seda on raske kirjutada minu meelest. Kas veel soovib keegi küsida? Kui soovi, siis saab ka küsida privaatselt raamatut osta ja kui keegi teist on huvitatud Huxley keskuse tegemistest ja Huxley keskuse eesmärgiks on maailma mõtestamine, uut tüüpi maailmavaate sõnastamine, vaba mõtte edendamine Huxley vaimus ja meid ootavad ees suured päevad, sest Huxley keskus korraldab loenguid ja üks loengusari on tulemas ja veel mõned üritused, et kui teil on huvi, siis on võimalik registreerida ennast meililisti või oma meiliaadressi anda, kus saab seda teavet, et siia saab kirja panna, kui on tahtmist. Kaasametul koduleheküljel ju kogu aeg, Huxley keskuse tähendused, ma ei tea, kuskilt ma leidsin selle mingisuguse kodulehekülje. Ja, Huxley keskusel on tõepoolest koduleht ja see keskus tegutseb EBS-i või Estonian Business School'i lipu all, aga tähenduse teejuht on täiesti omaette häälekandja, kuigi seal aeg-ajalt Huxley keskus võtab sõna, et kuidagi kõik see asi jookseb kokku ühte deltasse. Aga siin on jah, üks loengusari on tulemas ja kui on huvi saada teavitust. Et minul on ka praegu tarkus otsas ja seda raamatut oli huvitav lugeda, need tajuuksed, kui nüüd Huxley't ennast või Blake'i tsiteerides käivad rasked. Aga ühel hetkel, kui need uksed on lahti lükatud, siis on põnev lugemine, et ta kuidagi haarab. Et võib soovitada küll. Tõlge on meisterlik. Toosne mina leidsin üles ainult 2 viga ja
ja ühes ma ei ole kindel ja teine puudutab St Giles Road'i, mis ei ole pulvar, ma olen ise seal elanud selle St Gilesi kõrval, see on Oxfordis ja see on tänav. ma tean sellepärast, et seal oli võimalik öösel osta kebaabi ja Inglismaa ei ole Eestiga võrreldav, kus öösel 11:30 selline tore vanaproua grillkana paberisse pakib, et seal saab öösel ainult kebaabi osta. ja nüüd üks kebaabiputka oli seal samas St Giles Road'il ja mul oli seal seistes aega vaadata, kuidas see tänav jookseb. aga need on nii tühised asjad ja tõesti see tõlge on virtuoosne ja rõõm on lugeda, et aitäh, et sa selle töö ette võtsid ja lõpule viisid ja aitäh kirjastajale, kes raamatu välja andis, Elagu Hieronymus. tegemist on vägeva sarjaga ja rõõmu on palju. aitäh! Todella,